Jagan teiega täna siis jälle ühe peatüki siit sellest raamatust, kuna ikka veel loen seda. Mul on tegelikult hästi vähe veel jäänud, aga ma arvan, et see ei ole vist äkki viimane lugu, mida ma teiega jagan. Ma väga-väga loodan, et te saate sellest väga palju põnevat selles suhtes oma ellu rakendamiseks, kuidas visualiseerida, kuidas luua oma tulevikumälestusi ehk siis oma tulevikku. Mega huvitav. Ehk siis 6. juhtum ja lehekülg 83, kui kellelgi selline raamat peaks olema, siis teate, kuhu vaadata. Siin on selline kommentaar ka taga, saab stopile panna ja vaadata. Ma olen ise selle kuskilt neti kaudu tellinud arvatavasti. No vot, ühesõnaga, ma loen teile selle loo ära. Taustaks panen teile lihtsalt siia midagi suvalist, sellepärast et tegelikult on informatsioon väga oluline. Ja see on siis 6. juhtum. Ainult sisenduse seaduse kõige täielikum ja intensiivsem kasutamine oleks võinud järgmises ekstreemses olukorras anda selliseid uskumatuid tulemusi. 4 aastat tagasi palus üks meie peretuttav minult, et vestleksin tema 22-aastase pojaga, kellel ei olnud antud enam kaua elada. Ta kannatas haruldase südamehaiguse all. Selle haiguse tagajärjeks oli südame järk-järguline kärbumine. Pikk ja kulukas ravi polnud tulemust andnud. Arstid polnud andnud ka mingit lootust paranemiseks. Poeg oli juba pikka aega sunnitud voodis lamama ning temast oli järel vaid luu ja nahk. Nii rääkimine kui ka hingamine olid tema jaoks väga rasked. Tema naine ja 2 väikest last olid kodus, kui talle helistasin, ning tema naine viibis kogu meie vestluse vältel mehe kõrval. Alustuseks ütlesin talle, et tema probleemile on ainult üks lahendus ja selleks lahenduseks on suhtumise muutmine. Kuna rääkimine oli tema jaoks kurnav, palusin ma tal noogutada juhul, kui ta minu sõnadest selgelt aru sai. Ta nõustus sellega. Ma selgitasin teadlikkuse seaduse aluseks olevaid fakte, seda, et teadlikkus on meie ainus reaalsus. Ütlesin talle, et meetod, mis tahes olukorra muutmiseks seisneb oma teadvusseisundi muutmises. Konkreetse soovitusena aitamaks sisendada endale tunnet, et ta on juba terve. Pakkusin välja, et ta kujutaks vaimusilmas ette oma arsti näoilmet, millel paistab täielik hämming, sest mees on vastupidiselt igasugusele loogikale paranenud ravimatu haiguse viimasest staadiumist. Ning et ta kujutaks ette, kuidas arst kontrollib läbivaatusel tulemusi üha uuesti üle. Ning et ta kuuleks arsti korduvalt ütlemas, see on ime, see on ime. Ta mitte ainult ei mõistnud seda kõike selgelt, vaid ka uskus seda veendunult. Ta lubas seda protseduuri kuulekalt järgida. Tema naine, kes oli meie juttu tähelepanelikult kuulanud, kinnitas mulle, et temagi hakkab hoolega kasutama sisenduse seadust ja kujutlusvõimet samamoodi nagu tema abikaasa. Järgmisel päeval sõitsin ma laevaga New Yorki. Kõik see toimus troopikas talvepuhkuse ajal. Mitu kuud hiljem sain ma kirja, kus seisis, et naise poeg oli imekombel paranenud. Järgmisel külastusel kohtusin ma temaga näost näkku. Ta oli täiesti terve, tegeles aktiivselt äriga ning nautis täierinnan arvukaid seltskondlikke tegevusi oma pere ja sõprade seltsis. Ta ütles mulle, et alates minu lahkumisest polnud tal kahtlustki, et see toimib. Ta kirjeldas, kuidas oli kuulekalt järginud minu soovitust ning elanud päevast päeva eelduses, et ta on juba terve ja ta on tugev. Nüüd 4 aastat pärast tervenemist on ta veendunud, et on praegu elus ainult tänu sellele, et oli suutnud sisenduse seadust edukalt kasutada. Teate mis, ma kohe ohkan selle peale, sellest kui ma oleksin seda teadnud. Aga jah, mõtlen siis seda, et kõik on võimalik. Nii nagu ma olen täna toonud 2 eelmist lugu, kas täna, ma ei tea, millal ma need üles saan siia laetud, aga tegelikult kõik on võimalik ja kõik on meie kujutluses kinni. Et ma räägin sellel kanalil tegelikult väga palju numeroloogiast, aga see, mida mina ise hästi palju praktiseerin, on just see visualiseerimine, manifesteerimine, seda just see sisendan endale seda, et kui ma midagi väga-väga tahan, siis ma lihtsalt saan selle. Et mitte saan selle, aga siis see, et ma olen juba selles hetkes. Ja üks, mida ma hästi palju teile soovitan, on mida ma ise praktiseerin, on see, et ma kirjutan endale selle loo juba ülesse.
Sest minu meelest kirjutamine aitab hästi palju sellele kaasa, kui sa lihtsalt paberi ja pliiatsiga saad selle fikseeritud nagu justkui. Ja ma räägin teile kunagi sellest paar oma isiklikku lugu. Aga vabandan, jah, täna on teil siis selline taust. Ja sellepärast just, et te ainult sellesse loosse süveneksite. Aga aitäh teile kuulamast. Ja kommenteerige siia alla palun, et kas teid huvitavad sellised väiksed sellised lookesed. Sest mulle meeldib raamatuid lugeda ja vahest leian nii huvitavaid lugusid, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma pean seda teiega jagama. Aitäh teile. Suhtlemiseni.